Nii, lähme edasi järgmise teemaploki juurde, kus meil on siis kaks väga-väga põnevat esinejat. Esimene on siis Anni Rahula, kes on Promoti kampaaniate kvaliteedijuht. Siis Anni on see, kes töötab igapäevaselt tegelikult idufirmas Promoti, kus tema roll on aidata brändidel läbi viia tulemuslikke suunamudijate turunduse kampaaniaid. Lisaks on ta ise ka väga aktiivne Instagramis, ei taha küll ennast nimetada suunamudijaks, tal on selleks põhjused, saame pärast küsida. Ja lisaks on ta siis, nagu ma eelnevalt mainisin, ka FIFA kategooria abikohtunik ja teab ka väga palju jalgpallist. Teine meie esineja on siis Kristiana Mere, kes on professionaalne suunamudija. Tal on mitukümmend tuhat jälgijat Instagramis. Ja ta on siis professionaalne ja sotsiaalmeedia spetsialist, digitaalse sisu looja. Tema klientideks on mitmed meile kõigile tuntud brändid nagu Mango, Coca-Cola, Canon, Air Baltic ja paljud teised. Nii, Anni ja Kristiana, kas te olete siin? Ja. Väga tore. Rääkige meile kõigepealt natuke sellest, et miks üldse teha suunamudijatega koostööd, kui meil on nii palju teisi viise, kuidas reklaami teha, et kuidas üldse nagu välja näeb, et kui ma olen ettevõte, et miks ma peaks alustama ja kuidas ma sellega alustan? No ma ei tea, ma võib-olla alustan siin väikse statistikaga lihtsalt, et on ju tegelikult selgeks tehtud, et 70–80% inimest otsivad enne ostuotsuse tegemist lisainfot sotsiaalmeedias tänasel päeval. Nii et pole ime, et ka kaubandus sinna tegelikult jõudnud on. Ja 92% inimesi siis usaldavad sõprade, tuttavate ja kuulsate inimeste soovitusi, kus juures siis kui võrrelda seda soovitust nagu tavalisele reklaamile, et see on tegelikult, need on väga suured numbrid ja sellised ju sõnad on ka tänapäeval juba tulnud moodi nagu Instagrammable toodete puhul ja nii edasi, et see on selline väga-väga hea kanal iseenesest ja veel enam, ütleme niimoodi kevadel COVID ajal oli ka väga-väga hea koht, kus inimesed igavust peletasid ja võib-olla suhtlesid. Aga kus neid suunamudijaid üldse leitakse, palju see maksab, et kus ma nagu peaksin alustama, kui ma tahaksin seda koostööd teha? No, kindlasti on erinevaid viise, et praegu ikka võetakse lihtsalt hakatakse sotsiaalmeediast võib-olla, ma ei tea, hashtagide abil otsima, mõeldakse välja need tuttavad nimed näiteks. Aga meie Promotiga üritame teha seda lihtsamaks selle võrra, et turundaja saab ise kampaania üles panna ja juba huvituvad sisuloojad kandideerivad, annavad oma hinnad, kõik asjad on nagu huvi on juba olemas. Ehk seda meie oma platvormiga üritame muuta, et ei peaks siin võib-olla pool päeva kulutama õigete sisuloojate leidmiseks. Aga kui palju see siis maksab reeglina või on seal mingi selline, kuidas see ärimudel töötab? Meie platvormi puhul platvorm on ise kampaania loomine ja otsimine on nagu selles suhtes tasuta, et makstakse alles sisu eest. Ehk kui pilt sobib, tekst sobib, kui see inimene on töö ära teinud, et kinnitamine siis, et nemad panevad oma hinna ja see ongi põhimõtteliselt nagu turg tegelikult. Need hinnad on väga-väga erinevad, kui võrrelda jälgijaskonda, ma ei tea, 10 000 jälgijaga, mõni küsib 100, mõni küsib 500 eurot, et siin on täiesti erinev. Et me olemegi tekitanud selle võimaluse, et inimesed saavad valida, vaadata, et nagu seda suurt pilti nii-öelda otsuste tegemisel. Aga Kristiana, et kus sina põhiliselt enda koostööd leiad, et kas sa leiadki siis Promotist või põhiliselt pöördutakse sulle kuskil Instagrami privaatsõnumitesse või kust nagu see peamine partnerluskoostööd tulevad? Ma ütleks, et nad jagunevad nagu kaheks. Suuremad korporatsioonid, suured brändid, rahvusvahelised koostööd, need tulevad ikkagi läbi agentuuride, et nemad nagu kunagi ise otse ei võta ühegi selle sisuloojaga ühendust, et seal on see agentuur on selleks vahendajaks, kes siis leiab neile need sobivad inimesed selle toote või see kampaania või selle teenuse jaoks ja nemad pakuvad seda siis edasi. Ja siis mina kui sisulooja siis saan valida, kas ma soovin seda koostööd teha või ei soovi. Aga sellised lühemaajalised koostööd või väiksemamahulised koostööd on siis ikkagi päris palju otsene suhtlus minu ja brändi vahel, et üldiselt see käib ikkagi meilidel, kuigi nagu tuleb ette ka sellist otse Instagrami, ütleme, sõnumitest kirjutamine, kuigi minule isiklikult selline lähenemine väga ei meeldi, et see on ikkagi nagu
see vestlus läheb kuidagi kaduma ja sa ei saa nii palju ja nii selgelt kirjutada seda ja tingimustes ütleme kokku leppida, kui siis, kui see käib ikkagi meili teel. Aga mis kriteeriumide järgi sa neid koostöid valid, et sul on ilmselt seda valikut nii-öelda päris palju, et mis need kriteeriumid on, et kui su poole pöördutakse, kuidas sa nagu endale sobivad koostööd välja valid? Minu jaoks kõige tähtsam on see, et mulle peab päriselt minu bränd ja siis see bränd, kellega ma koostööd teen, meie brändid peavad nagu olema samal lainel, et nad peavad sobima kokku, et see peab olema hästi autentne. Minule peab päriselt see toode või teenus meeldima, ma pean olema seda varem kasutanud või mul on huvi seda kasutada. Et kuna see reklaam sotsiaalmeediast läbi sisuloojate on ikkagi erineb, ütleme, telereklaamist selle võrra, et sa ei saa reklaamida ükskõik mida, et sul on oma jälgijaskond, kes jälgib sind sinu pärast ja nad usaldavad sinu soovitusi, siis see peab olema nagu väga aus ja väga sobiv, sest et see, kui see ei sobi, see nähakse väga kiiresti läbi ja see kogu see autentsus nagu kaob ära, et ma arvan, et siis lõpuks ei ole kellelegi enam reklaamida. Okei, aga kuidas sa tavaliselt neid kokkuleppeid teed, et kas te sõlmite ka mingisuguse lepingu või teil on sellised suusõnalised kokkulepped, et kuidas see pool tavaliselt sinu koostööde puhul välja näeb, kas sa tavaliselt nõuad ka mingit sellist lepingut, et mõlema osapoole õigust oleks kaitstud või kuidas see nagu reeglina välja näeb? Siin on ka üldiselt kahte moodi, on leping ja ei ole leping, et kui on pikemaajalisemad koostööd, suuremahulised, siis on alati leping, see juba nagu kaks põhilist punkti, mille pärast juba leping teha on see, et sa lepid kokku selle ajapiiri, et mis aja jooksul see kogu see koostöö välja näeb, mis aja jooksul tuleb kõik need postitused näiteks ära teha. Ja teine asi on see, et see ongi see töömaht, milles kokku leppida, et see oleks ka kirjalikult kirjas, et ei oleks nagu saanud mõlemale poolele selle kindlustunde, et ei ole see, et peale koostöö lõppu näiteks bränd nõuab juurde väga palju postitusi, mida tegelikult mis ei olnud nagu kokku lepitud, millest tasu ei saa ja samas saab kindlustunde sellele sisuloojale, et ta päriselt saab ka selle kokku lepitud tasu selle eest. Väga äge. Aga Anni, et kuna sa oled promotis, tegeled igapäevaselt nende kampaaniatega, siis kuidas nii-öelda suunamudijatega koostööd nii-öelda tulemuslikult tavaliselt mõõdetakse? Kas seal on mingid KPI-d, kuidas see ka nii-öelda lepingusse pannakse, et selliste reeglipäraste klassikaliste kampaaniatega on lihtne, aga kuidas suunamudijatega see nii-öelda tulemuslikkuse mõõtmine välja näeb? No mina olen vist see inimene, kes on suht kriitiline olnud selle koha pealt, et tegelikult seda väga vähe tänasel päeval veel mõõdetakse. Ehk hetkel võib-olla see influencerite kasutamine on natukene mingite projektide puhul ongi niimoodi, et visatakse justkui tooted välja, oodatakse pilte ja siis tõmmatakse joon alla ja minnakse edasi. Et tegelikult see tulemuste mõõtmine on võib-olla keeruline, aga tegelikult seda peaks tegema, et saaks optimeerida ja veel paremini teha. Et siis üks selline variant on, see affiliate variant on siis näiteks järjest populaarsust kogumas tegelikult. See on siis selline asi, et sisuloojad saavad näiteks oma koodi ja siis müügi pealt nad siis teenivad. Näiteks iga müük annab neile mingisuguse protsendi. Samamoodi siis, kui tahetakse mõõta, on kõige lihtsam on võib-olla personaalne kood, sooduskood, siis e-poodide puhul on ülilihtne vaadata siis, et mis kood, kui palju müüki tõi. Et meil on Promoti blogis ka näide olemas, kus kasutati väga erineva suurusega suunamudijaid ja siis üks parimatest tulemustest oli siukse keskpärase suurusega influencer üldse, kellelt võib-olla ei oodatud üldse nii suurt müüki ja nii edasi, et siis sealt nagu oskaks bränd edasi minna, teada, kellega pikaajalisemalt teha koostööd ja nii edasi. Loomulikult on personaalsed URL-id, mis panna swipe up linkidesse, et saad vaadata, kui palju siis käidi sellel lehel ja nii edasi. Et minu jaoks ikkagi on see veel ikkagi päris lapsekingades, et seda väga palju ei tehta, et ma kindlasti soovitan.
Aga kui see on lihtsalt selline teadlikkuse tõstmise kampaania, kus otseselt nagu ostu ei tehta, et mis need mõõdikud siis nii-öelda on, kas see lihtsalt nii-öelda likeid või mis siis tavaliselt mõõdetakse? No meil on platvormil kõige lihtsam variant on see, et kui postitus on tehtud, siis ta hakkab statistikat koguma sinna ja siis sinna tekib sihuke performance näitab, et kui palju, mitu protsenti nii-öelda likeide kommentaaride võrdlus tavalistest likeidest kommentaaridest näiteks, et kuidas see võttis see sisulooja jälgija vastu selle, kas talle sobis ja nii edasi, et see sisu, see teema, ütleme niimoodi, et seal on selgelt näha, et mõni saab seal, ma ei tea, 30% näiteks tavalisest likeide kommentaaride arvust, mõni paneb 300-ga mööda, et seda on väga lahe ja kui on lihtsam mõõtmine, siis see toimub tõesti nii. Aga kas neid mõõdikuid pannakse ka lepingutesse või need lihtsalt kuidagi suusõnaliselt lepitakse kokku, et kuidas see pool on? No Kristjana vist oskab sellele paremini vastata. Minul ei ole küll lepingusse pandud selliseid punkte, aga mis mina näiteks alati teen ka peale koostöö lõppu, ma saadan ka sellele brändile, ma saadan loomulikult selle statistika, et kuidas see postitus toimus, aga lisaks ka, kui mulle inimesed kirjutavad, et näiteks, ma ei tea, ma läksin sinna, ma kasutasin seda teenust, mulle meeldis see, et nad annavad nagu ka otseselt mulle pärast tagasisidet, et kuidas neile see meeldis, kuigi ma ei ole kunagi neid kohustanud seda tegema, et see on nagu tore ja see annab ka sellele brändile või sellele ettevõttele annab mingisugust tagasisidet, et kuidas siis see toode toimis, et see on ka nagu sihuke hea mõõta, sellepärast et ma ütleks, et alati nagu mingite likeide järgi nüüd ei saa küll mõõta ühtegi kampaaniat, et esiteks see oleneb juba võib-olla sellest jälgijaskonnast, et kui sul on väga noor jälgijaskond, siis nad on väga siuksed aktiivsed sotsiaalmeedias, kes kõike muudkui like'ivad ja kommenteerivad, mis nagu teeb selle vahe. Teiseks ikkagi tänapäeval ma arvan, et esineb ka väga palju seda, et ostetakse like näiteks, et see, kui ongi mingi platvorm, mis mõõdab seda tulemust või sa saad kuidagi muud moodi veel seda mõõta, siis annab parema ülevaate kui lihtsalt need numbrid. Aga kui palju sinu karjääri jooksul on üldse tulnud partneritega ette selliseid vaidlusi, et kui sul on see koostöö nii-öelda läbi, et see on tekkinud mingid arusaamatusi selle kampaania detailide osas, et näiteks ei vastanud siis nendele nii-öelda mõõdikutele, mida te nii-öelda lepinguliselt kokku ei leppinud, et kui palju selliseid nii-öelda vaidlusi siis pärast koostöö tuleb? Üldiselt väga palju vaidlusi ei esine, sest et enamasti sa saadad oma postituse ju ette nagu selliseks approval'iks, et kuidas see neile sobib, kas see vastab nende ootustele, et see kõik räägitakse enne läbi. Et juhul, kui ei räägi läbi ja näiteks ei ole päris kindel, mis on selle kampaania eesmärk, et kas see on siis, ma ei tea, brändi mingi teadlikkuse või toote teadlikkuse tõstmine või hoopiski müügi suurendamine, siis vastavalt sellele, mis on see eesmärk, võib olla see, kuidas sa selle kampaania üles ehitad ja kuidas sa seda reklaami teed väga erinev. Ja kui see sisulooja saab ühtemoodi aru ja brändil oli tegelikult eesmärk hoopis teine, siis see tulemus võib olla väga erinev ja siis võivad tulla need nagu käärid, et ei vastanud nagu kummalegi ootusele, et see on selline, mida rohkem alguses selgeks rääkida, seda parem, et seda vähem tuleb selliseid asju ette. Et üldiselt ma ei ütleks, et mul on esinenud selliseid asju palju, et võib-olla paar korda, kus on olnud see, et minu nägemus on olnud teine kui nende nägemus, ütleme selles osas, kuidas postitus üles luua, et siis ma juba, kuna me enne juba vahetame neid, siis me saame juba ära rääkida selle, et uue, et ma päriselt sinna nagu postitust ei ole veel jõudnud teha ja siis, kui see üles läheb, siis ikkagi sobib mõlemale poolele. Mis on, kas oskad välja tuua ka oma nii-öelda kõige edukama kampaania, näiteks, et mis tulemusi sa oled siis toonud selle kampaania jooksul? Niimoodi ei tule küll pähe otsa, et milline see kõige edukam on. Võib-olla nagu üldiselt, et sinu need nii-öelda edukamad kampaaniad, et mida siis oled võib-olla teisiti teinud, et kas sul on mingi oma nurk, kuidas sa oled lähenenud, et need nii-öelda edukad oleksid? Mis ma näen oma seisukohast, mida ma püüan tegelikult tuua ka igasse kampaaniasse ongi see, et kuna inimestele loevad lood, et müüvad see, kui sul on mingi lugu, mis sind päriselt nagu seostab sellega, et sa lihtsalt ei nii-öelda määri reklaami pähe, et sul on päriselt midagi rääkida sinna juurde, sest see alati müüb, et see kuidagi loob sellise seose, võib-olla see jälgija seostab end ja samastab end ka tänu sellele paremini
selle tootega ja talle tekib see huvi, et siis on see tulemus alati kõige parem, et kui sul on mingi reaalne lugu rääkida sinna juurde. Aga kuidas üldse see konkurents nii-öelda suunamudjate maastikul praegu on, et kas sina, ma saan aru, et sa teed rahvusvaheliste brändide koostööd ja kas sa tunned ka, et see konkurents nii-öelda ajas on kasvanud, et kas seal on ka mingi eelis nendel, kes varem alustasid, et kuidas sa nagu seda konkurentsimaastikku hindad? Konkurents on loomulikult suur, uusi sisuloojaid tuleb iga päev. Rahvusvaheliselt väga keeruline üldiselt, kui sul on ikkagi alla 100 000 järgi, siis see pole mitte keegi, siis keegi ei taha sinuga mingit koostööd teha. Aga samas ma ütlen, et see muutub, et järjest teadlikumaks saavad ka brändid, et tegelikult ei ole ju oluline leida endale see sisulooja, kellel on kõige suuremad numbrid, et sa pead leidma selle inimese, kes sobib sinu brändiga, kelle jälgijaskond sobib sinu tootega, sest sul ei ole mõtet nagu reklaamida oma toodet kellelegi, kellel on võib-olla, ma ei tea, 50 000 jälgijat, aga need jälgijad on hoopis valed, kes ei ole sinu toote või teenuse tarbijad, siis tegelikult see reklaam on suhteliselt null, et sealt ei ole mingit tulemust. Et selle asemel, kui sa võid kellegi, kellel on võib-olla 10 000 jälgijat, aga kes on kõik sellised inimesed, kes päriselt tarbiks seda toodet, et see on kõige olulisem, et leida need õiged inimesed oma toodet reklaamima ja kellele päriselt see meeldib ja siis tuleb see tulemus. Aga Anni promoti seisukohalt, et kas efektiivseks kampaaniaks on siis vaja seda, et nii-öelda palju jälgijaid üle 100 000 või võib ka selliste nii-öelda mikrosuunamudjatega teha väga ägedaid ja efektiivseid kampaaniaid? No mina näen selgelt seda, et järjest enam kasutatakse neid pigem väiksemaid sisuloojaid. Ütleme niimoodi, et teatud toodete teenuste puhul see ongi nagu mõistlik. Et see trend on üle maailma tegelikult, et ütleme nii, see 100 000 jah, oli tõesti nagu väga karm asi ees ennem, aga ma näen, et nüüd on asjad tõesti muutumas ja vaadatakse tõesti, et teadlikumad on inimesed. Inimene peab sobima, tema lood peavad sobima selle brändiga. Ei ole lihtsalt niisama, et ilus näolapp, et saadan talle mingisuguse toote ja siis ta pole seda kunagi näinud, kunagi proovinud, et teda isegi võib-olla ei huvita, et ei ära, et sellist asja ikka ei ole. Aga ma olen kuulnud ka seda, et päris paljud brändid teevad nii-öelda koostöid suunamudjatega ilma lepinguteta, et lihtsalt nii-öelda pöördaks siis sõnumitesse, et tahaks koostööd teha, eriti just nende suunamudjatega, kellel võib-olla ei ole nii palju jälgijaid ja kes ei tee agentuuri kaudu. Mis on sellised peamised argumendid, et miks peaks siis suunamudjatega ka nii-öelda ametlikult lepingu sõlmima ja kuidas see aitab nii-öelda seda suunamudjat kui ettevõtted siis mõlema osapoole õigusi kaitsta? No, mõlemad pooled ikkagi, nagu Kristjana ilusti ütles, et nad teavad neid ootusi ja minu arvates see on see koht, kus alguses kõige rohkem mööda pannaksegi. Et mõnel on oma idee peas, teisel on midagi muud, tehakse midagi valmis ja siis ta ongi täpselt siuke midagi kuidagi, eks ole, ligadi-logadi. Et samamoodi on see, et lõppude lõpuks sa tunned seda vastutust suuremalt, et Eestis ma näen jällegi, et neid ei tehta väga. Ongi saadetakse kuskile võib-olla DM, et saadame midagi, tee midagi, eks ole, et need lepingud tegelikult kaitsevad mõlema poole huve, et nii ta on, et sa võid ju üürikorterisse ei pane võib-olla lepingut inimest sisse, et sa tahad kindel olla, et miks mitte olla ka kõigis asjades kindel. Aga kas selle lepingu nii-öelda, et olete, ma nüüd tahan seda koostööd tegema hakata, tulen näiteks sinna promotisse, siis panen oma kampaania üles, et kas selle lepingus aitab ka promoti teha või kuidas see nagu... No, meil on see terms and conditions siis nagu sisse pandud ja seal on nii-öelda mingid reeglid, üldisemad reeglid on tehtud ära jah, et meie jaoks on see kampaania brief ja see, mis sinna kirjutatud on nagu see nii-öelda aamen kirikus on ju. Et selle järgi nad tegutsevad. Aga kas sa oled näinud ka enda nii-öelda siis promoti karjääri jooksul seda, et on mingi seos nii-öelda siis hästi defineeritud selle nii-öelda lepingul ja siis sellel kampaania tulemuslikkusel? Ja kindlasti, et mina nüüd viimasel ajal olen ka üritanud nendele ettevõtetele rohkem abi pakkuda siis sellega, et kampaania briefis oleks kõik asjad olemas, et sinna ei jääks nagu liiga palju selliseid küsimusi õhku, sellepärast et meil on küll võimalus, et kui pilt laaditakse üles platvormile, siis meil on selline asi nagu request changes, ehk sa saad veel korra tagasi lükata, küsida midagi, et palun need lisa siia see info, mida sa unustasid või vaata, isegi kui trükkisid kogemata valed tähed sinna, ma ei tea, brändi nimi läks tagurpidi kogemata, aga et sellised asjad oleks olemas. Et
eos, mida rohkem sul infot on ja kvaliteetset infot, seda parem ikkagi tulemust tuleb. Aga kui palju neid selliseid pettusi on, ma ei tea, mingit photoshopimist, valetamist, kas ka selliseid asju on suunamutjate koostöös nii-öelda ette tulnud ja kas Promoti kuidagi kaitseb ka siis seda nii-öelda brändi? Mul on see huvitav lugu, mida mulle meeldib ikka jagada, et üks agentuur, meil teevad platvormil päris paljud agentuurid tegelikult ka koostööd sisuloojatega ja siis üks agentuuri esindaja pöördub minu poole, et meil on siin üks suurem suunamudi, et kuidas see on võimalik, et ma tegin temaga, ma ei tea, siin mõned kuud tagasi koostööd, et ta saatis mulle screenshoti jälgijaskonnast, et seal oli mingi 80+ Eestist, et tal oli hästi selline Eestisse turundatav toode, et sobivad paljudele turgudele. Ja siis ütles, et aga ma vaatan platvormil, et tal on seal võib-olla mingi 30-40 kandis, et kuidas see hüpe nüüd on olnud, et jälgijaskonnas hüpet mingit ei ole olnud. Ja siis tuli välja, et tegemist oli photoshopitud siis infoga, mis agentuurile saadeti ja siis tegelikult meil võetakse otse nii-öelda sealt Instagrami kaudu see demograafia näiteks. Ja ütleme niimoodi, et seesama asi, mida Kristjana rääkis, ka see ausus, läbipaistvus ka nendes postitustes, et kui kasutad asju ja see peab olema seal, sest see hammustatakse tegelikult läbi. Aga kas te saate kuidagi analüüsida ka seda nii-öelda jälgijaskond, et kui palju neist on siis sellised, ma ei tea, fiktiivsed mingisugused tehislikud kasutajad, kui palju nii-öelda päris sellist aktiivsed, kas te suudate kuidagi seda ka nii-öelda eristada? No meil on toredad IT-poisid, kes kõiki neid asju arendavad praegu, et demograafia pool on praegu nagu kõige kaalukam selles, et seal on ära näha, et me näeme ka kontosi, kellel on 50+ % jälgijaid Indiast, eks ole, et kahjuks ütleme nii, et see ennem otsust kellegi koostööd teha, kui seal on see nimekiri, siis ma kindlasti alati soovitan demograafia läbi käia. Samamoodi on ka vanusegrupp, kes jälgib, et sisuloojal ongi mugavam endal saada, et teada, et turundaja saab selle info juba kätte, sealt ta teab, mis vanusegrupp ja kõik need asjad on nagu ühes kohas. Et muidugi me tegeleme ka sellega nimel, et kahjuks ostetakse like ja kommentaare ja küll me ka selle platvormil ühendame varsti. Aga Kristjana, kas ka nii-öelda ettevõtete poole pealt, et kui sina oled koostööd teinud või siis sinu tuttavad nii-öelda suunamudijaid, kas ka on seda, et ma ei tea, ettevõtted näiteks keelduvad maksavad väiksema summa või mingeid muid selliseid pettusi ka ettevõtete poole pealt? On ikka mul endalgi olnud paar kogemust, kus ei ole olnud lepingut ja ma olen omalt poolt teinud kõik ära ja pärast ma ei saagi oma raha. Et ikka tuleb seda, et see leping on selles suhtes nagu tõesti ta annab mõlemale poolele selle kindlustunde, et see ei ole ainult see, et see ettevõte teeb selle lepingu ja nüüd ta nõuab kõike sisuloojalt, et see tegelikult annab ju ka sellele sisuloojale selle kindlustunde, et sa ei pea, et sul on nagu see töömaht kokku lepitud, sul on see ajalimiit kokku lepitud, sul on see, mis iganes tasuvorm on kokku lepitud, et see on ikkagi oluline, sest et sa ei tea, paljugi Eestis muidugi kõik võib-olla mõtlevad, et Eesti on nii väike, et kõik teevad kõiki, et võib-olla ei ole vaja teha, aga tegelikult on ka ju, see on ikkagi hea ka siin, et ma arvan, et brändide poole pealt, miks on oluline näiteks, see on just see, et kui sa ikkagi planeerid oma kampaania, siis sul on mingi kindel aeg, kui sa tahad, et see kampaania algaks, kui see läheks laivi ja võib-olla sul tuleb mingi uus toode välja või midagi, et sul on väga oluline see ajaline piir, aga kui siis sul see sisulooja ei esita neid postitusi või ei tee neid, siis sinu kogu kampaania lükkub edasi, et sul on tegelikult kõik plaanid nagu sassis, et see nagu kaitseb selle eest, et sa päriselt nagu kõik mõistavad ühtemoodi ja kõik toimib. Aga näiteks oletame siis, et mul on Promoti kaudu kampaania, meil on siis tehtud ka see leping ja tuleb ikkagi välja, et kas siis suunamudija või ettevõtte nii-öelda poolelt ei olnud kõik õiged, kas siis Promoti aitab ka kuidagi neid olukordi nii-öelda lahendada või on, Anni, äkki sul mõni näide ka välja tuua, et kuidas te olete sellise olukorra lahendanud? No mina alati tegelen nende asjadega ka, kui need tekivad, et mõlemad pooled, ütleme niimoodi, et kommunikatsioon nagu igas suhtes on see ikkagi võti, et tavaliselt leiame lahenduse ja meil on platvormil tegelikult tehtud ka selline asi, et me oleme märgistanud ära sisuloojad, kes võib-olla ära kaovad, et saadab talle toote välja, näiteks õnneks neid ei ole üldse palju, et neid on tõesti vähe seal meil platvormil. Et meil on selline punane kollimärk, see ghost nii-öelda, et siis see läheb peale, kui ta reaalselt ei vasta. Tüüpiliselt nad teevad seda, et kampaania lõpeb ära, meil on lõppkuupäev pandud, kampaania lõpeb ja siis, kui me hakkame suhtlema enda poolt ja me alati teeme seda enda poolt, et kuhu siis postitus jäi, et siis see võib-olla küll tehakse, aga 3, 4, 5 päeva hiljem,
et me üritamegi neid asju lahendada alati võimalikult kiiresti ja lihtsalt, aga meil on need hoiatusmärgid peale pandud igaks juhuks, et teised turundajad ikka teaks. Aga mis on need komponendid siis, mis peaks ühes õiges suunamudijaga koostöölepingus olemas olema? No Kristjana jälle on neid vist kõige rohkem. Et suunamudija poole pealt näiteks oleks väga huvitav kuulata, et ma olen siin kuulnud, et nad väga sellist pikka sellist formaalset lepingut ei taha, et kas ta on kuidagi lihtsamalt võimalik lahendada või milline Kristjana näiteks ideaalne selline mõnus koostööleping võiks olla? No kui see võttagi väga lihtsalt ja lühidalt, siis ma arvan, et seal peakski olema välja toodud need punktid, mis on nagu brändi poolt, võib-olla mis toote ta annab, mis ta ootab, see sisulooja poolt see, et mitu postitust ta peab kindlasti tegema, et mis hashtagid, mis lingile klikkima või näiteks suunama jälgija, mis kontot, ma ei tea, tag'e, mis elementaarsed asjad, samas nagu mis on see nädal näiteks, millal peab see postitus olema tehtud, kui palju enne peab olema saadetud näiteks kogu see sisu nagu ülevaatamiseks brändile, siis mis ajal on see tasu maksmine, kui suur on tasu, et sellised elementaarsed punktid, et ma arvan, kõige olulisem ongi see töömaht, et see oleks nagu mõlemale poolele selge, et ei oleks see, et sisulooja annab vähem kui oodati või et bränd nõuab rohkem kui kokku lepiti ja teine asi on siis ajaline limiit, et nagu õigeks ajaks oleks töö tehtud. Kas sul on ette tulnud ka seda, et on mingi leppetrahv näiteks sinna sisse kirjutatud, et näiteks, et kui sa, ma ei tea, sellel päeval ei postita, siis me sulle näiteks raha ei maksa või kas kuidagi sellised päris rangeid lepinguid on ette tulnud? On küll selliseid punkte ka pikemaajalistes lepingutes on küll sees, et kui ei ole nagu mingi teatud ajaks tehtud, aga need on jah üldiselt olnud selliste suurema mahuliste koostööde lepingute puhul. Aga Anni promoti poole pealt, et mida sina näed näiteks, et mis peaks ühes sellises õiges lepingus olemas olema, et Kristjana juba päris palju tõi siin küll välja olulisi asju, aga on äkki veel midagi, mis seal võiks esindatud olla? No meil on tegelikult see kampaania ülesehitamiseks on nii-öelda builder, kus on erinevad küsimused, millele kõik nagu vastust ootame ja seal on võimalik neid kohti tühjaks jätta, aga ma kunagi jälle ei soovita. Täpselt samamoodi mulle meeldib see sektsioon, et don't nii-öelda ära tee ja siis seal on siis, ma ei tea, et kui on tähtis, et näiteks mõnel brändil on tähtis, et teatud värvi ei kasutataks, mille peale sa ei tule võib-olla kohe. Et kõik need asjad panna juurde ja Kristjanaga me oleme koos veel teisel üritusel olnud, kus ta ka ütles, et võib-olla kõige tähtsam ongi see, et mida mitte teha. Et mida teha, ta suudab ise genereerida neid ideid, eks ole, aga just see, et need punktid, mida kindlasti mitte teha, tuleks näiteks välja tuua. Et need hashtagid, asjad meil kõik on platvormil tõesti küsimus haaval on nagu kohad, kus neid lisada. Et aga kõige tähtsam on jah, et teada oleks ootused alguses. Nii tuleb kõige parem sisu. Okei, väga-väga äge. Okei, aga kui mina nüüd olen ettevõtte ja tahaksin siis alustada ühte suunamudijatega kampaaniat, et mis need esimesed sammud on ja palju me peaks üldse, olete mul selline väike ettevõtte, tahaks teha siin 1-2 suunamudijaga, et palju ma peaks siis arvestama, et selle peale võiks nii-öelda, palju see eelarve võiks olla ja mis need esimesed sammud on, mida ma tegema peaksin. See kampaania oleks selline läbipaistev ja hea. Mis ma teha võiks? No meil platvormil iseenesest on populaarsed ka väikeste ettevõtete kampaaniad ja just näiteks toodete või teenuste eest, kellel eelarve võib-olla ei lubagi nii-öelda suuremaid suunamudijaid siis kasutada. Et mina alati soovitan, kui platvormile kampaania panna üles, siis tõesti anda see info, mis need ootused on, asjad kõik seal edasi, panna see üles ja ka siis, kui vaadata, kes need kandidaadid sinna on tekkinud, kes on huvitanud, mis ideed nad on ka välja pakkunud alguses, et siis selle põhjal teha valik tõesti selle inimese kasuks, kelle demograafia vastab, kelle see feed on ja sobib sinu ettevõttega ja nii edasi, et need minu jaoks on ka tähtsad hästi need ideed, mida nad pakuvad, sest kandideerides saab panna idee kirja ja see huvi on kohe näha, et ja võib-olla tulebki sulle väga-väga hea turundusideega, et sealt on neid tulnud päris palju. Ja ma saan aru, et promoti siis tegelikult on nii, et ma panen mingisuguse oma nägemuse kirja
kas ma siis defineerin kohe ka ära, et palju mul on raha, on ju, ja siis suunamudijad hakkavad minu poole pöörduma siis oma nägemustega või kuidas see nagu välja näeb? Alguses tuleb tegelikult teha see otsus, et kas teha tootepõhine kampaania ehk siis inimene, kes nii-öelda sisuloojana tööd teeb, siis ta teeb selle toote eest ehk siis ta ei saa rahalist tasu või siis on toode pluss raha või rahaline kampaania, eks ole, siin oleneb tootest. Et see otsus tuleb tegelikult turundajal endal alguses ära teha ja siis ütleme niimoodi eelarvet isegi välja ei panda, et nemad kandideerivad, kui toote eest tehakse tööd, siis on see pildi kinnitamine alles nii-öelda see 10+ käive on meil platvormil siis see hind, on ju. Aga kui on rahalised kampaaniad, siis nad kandideerivad, on näha need hinnad ja siis saab teha neid otsuseid. Et tegelikult platvormil on see hea, et sul ei ole kohustust seda kampaaniat ka lõpuni viia. Et sa saad selle nimekirja vaatad, et võib-olla üks sobib, võib-olla ei ole ka kindel, lased tal selle sisu ära teha ja kirjutad ka võib-olla briefi, et me vaatame, et kui tekib sobiv sisu, eks ole, siis ta teab, et tehakse sisu valmis ja siis vaatad, kas see päriselt sulle sobib, ei sobi või tahad seda kuidagi muuta ja nii edasi. Et me üritame hästi riskivabalt seda nagu teha. Väga äge. Nüüd kõigile kuulajatele, et ootame ka teie küsimusi. Meil on siin tulnud juba esimene küsimus. Et kuhu kanalisse kampaaniad liiguvad, et Instagram on selgelt populaarne, aga millised kanalid on veel kasvamas trendis? Kristjana, kas sul on blogi ka? On küll, aga ma teen sinna üha vähem neid postitusi sellepärast, et inimesed tarbivad infot nii kiiresti. Kellelgi ei ole aega minna sinna kellegi veebilehele ja lugeda pikka teksti läbi ja samas nagu sisulooja poolt panna üks blogipostitus kokku on ikkagi väga töömahukas. Et mida mina üldiselt näen, on see, et kõik liigub selline, ütleme, nagu nendesse podcastidesse, kõike, mis sa saad kuulda, sellepärast, et siis sa saad teha kõike muud samal ajal, kui sa kuulad, sa ei pea oma silmi nagu keskenduma, sa annad nagu sellist jälle seda aega rohkem juurde, et kuna kõigil on nii kiire, siis ma usun, et see on nagu üks vorm, aga samas nagu kõike sa ei saa reklaamida läbi hääle. Et kui on noorem sihtgrupp või noorematele suunatud toode, siis kindlasti TikTok. See on nagu selline väga populaarne keskkond veel. YouTube on samamoodi tegelikult ka, jah. Anni, võib-olla oleks see TikTok on päris selline põnev uus trend, et kui palju promotil üldse TikToki kampaaniatega koostöid on, millised need välja näevad tavaliselt? Me oleme hetkel küll Instagrami põhised, aga on selgelt näha, et turundajad otsivad meie kaudu ka TikToki sisu ja tihti tehaksegi mitmel platvormil, et tehakse nii, et kandideeri, anna märku, kas sul on TikTok on ju Instagramile lisaks, et siis paku siis nii-öelda mõlemat platvormi. Ja need on, ma ütlen ikkagi, et kui välismaal on natuke ees nende trendidega turundamisega on nagu paar sammu eespool, et siis on näha, et tõesti, et TikToki tehakse ja pigem antakse hästi vabad käed TikTokis praegu, nii palju kui mina olen neid kampaaniaid näinud, et sellised tantsuasjad on ikka väga populaarsed. Nii, kuidas saada endale palju jälgeid, et kas seal on ka mingisugused sellised võlunipid, et oskad seda ka öelda, et kuidas siis jälgeskonda nii-öelda kasvatada, et Kristjana, ma arvan, et sa oled kindlasti, et mis sinu sellised häkid on? Ma arvan, et see ei ole ühtegi häkki. Selles suhtes, et oluline on olla sina ise, sest et kui sa ei ole sina ise, siis nähakse läbi ja kui sa oled sina ise, siis on ja sa seda nagu jagad, ütleme, ma ütleks, et iga sotsiaalmeedia postitus peab vastama 1-3 punktist, see peab olema kas inspireeriv, kas hariv või meilt lahutav. Et kui sinu postitus ei vasta ühelegi neist, siis sa ei tee nagu, sa ei anna mitte midagi endast nende jälgijatele ja sa postitad seda ise endale, et see on suhteliselt mõttetu. Et siis sa võidki mõelda, et mis sinus on, et kas sa oled väga humoorikas näiteks, sa lahutad meilt, võib-olla sa rõhud sellele ja teed selliseid postitusi, siis sul tulevad sellised jälgijad, lõpuks leiavad sind, kellele meeldib see huumorisoon ja nad tahavad seda rohkem näha. Võib-olla sa tead mingist valdkonnast väga palju, sa annad nagu jagada oma teadmisi, siis inimesed, keda huvitab see valdkond, siis nemad hakkavad sind jälgima. Või siis sa inspireerid neid kuidagi, et mis iganes kujul sul võib olla see, millega sa tegeled, võib-olla sul on mingi huvitav hobi, võib-olla sa tead väga hästi, ma ei tea, sa oled väga palju teed trenni või mis iganes, et sa jagad seda
ja siis tulevad need inimesed, kellel on samad huvid, et see sotsiaalmeedia on ikkagi see, et sa leiad üle maailma need inimesed üles, kellel on ühised huvid ja keda huvitab jälgida, mida sa teed ja see annab nagu neile midagi, et kui sinu postitustel puudub väärtus, siis ma arvan, et neid jälgeid ei tule ka. No, tänase päeval ma ka kindlasti soovitaks erineda teistest selle koha pealt, et hästi palju, et ma ei tea, elustiili või reisiblogijaid ja nii edasi, et fitnessi inimesi, et kui sul on reaalselt soov näidata seda, kuidas sa kasvatad kodus neid taimi ja asju, et miks mitte, sest Eestis on tõesti neid vähe, et kui sul on mingi eriline hobi ja asi, et selgelt on näha muidugi likeide ja asjade koha pealt, et kes su publikum on, et kui sa jagad näiteks, ma panen oma feed'i näiteks mingi spordipildi, kuigi mina olen spordiinimene, siis on näha selgelt, et see ei tekita nii palju huvi, sest minu jälgijaskond on näiteks keegi teine, et tuleb välja mõelda mingil määral ka seda suund, kuhu sa tahad ise minna ja siis need jälgijad tekivad head sisu jälgides. Et see influencer võib olla ükskõik mis suunal, et kas või näiteks, ma ei tea, legal influencer või siis taimekasvataja, et tegelikult lihtsalt tuleb enda see suund valida, ma saan aru. Absoluutselt, mingid rahakratid ja asjad teevad ju väga ägedaid asju. Ei ole tavaline influencer, aga tõesti põnev jälgida. Mul on küsimus, ma siis publikust küsin vahel, kuidas te suhtute nendesse reklaamikoostööde äramärkimisse? Et kas see on nagu väga vajalik või pigem nagu see sisu ise annab endast märku, et see on reklaam ja ma peaksin nagu teadlik sellest olema? Ja jumal tänatud, et sellele on nüüd nagu seadusega tuldud nagu lähemale, et tõesti see on selline asi, kus sa pead võtma ka sisuloojana vastutuse, ka brändina pead võtma vastutuse. Et mina olen selgelt selle poolt, et minu teada ka Kristjana on selgelt seda tegemas. Kuigi mul on olnud minevikus koostööpakkumised olnud brändidelt, kus nad on nagu briefi kirjutanud, et ma ei tohi märkida, et see on reklaam näiteks. Et peab nii loomulik olema. Jah, et nad ei taha nagu, mis on tegelikult juba nagu siis, kui Eestis ei olnud reguleeritud, aga mujal maailmas oli ja siis olidki nagu need rahvusvahelised brändid, kes nagu pöörsusid minu poole, et nende riigis oli nagu juba see, et sa pead, see on ju riigiti nii erinev, näiteks Saksamaal sa pead kõik märkima isegi kui sa tagid oma sõpra nagu stories, siis see on siis sa teed oma sõbrale reklaami. Et seal on nagu see nagu väga jaburaks läinud, aga üleüldiselt, kui see on ikkagi reklaam, kui see on ikkagi näiteks mingi kingitud toode, siis see, et see on ära märgitud, see on nagu elementaarne selles suhtes, siis kõik teavad, et sa niisama võib-olla ei reklaami seda, et sa oled selle kuidagi saanud. Kas te oskate siia lõppu veel tuua sellise enda nägemus välja, et kuhu see suunamudjate trend on liikumas, et milline see võiks paari aasta pärast, et meil on siin juba TikTokid ja igasugust sellist interaktiivsed asjad, et mis te näete, et on veel tulemas Ma ei teaks seda. Et seda raske nagu ette näha, aga mis te näete, et kas see muutub veel, ma ei tea, mingid 3D, mis seal veel võib tulla? Funktsioonid, ma arvan, et kindlasti tulevad juurde veel, et nagu need reelsid ja asjad, millega Instagram, need algoritmid nagu väga selgelt suunavad sinna, et ma tahaks loota tegelikult, et ka brändid, sisuloojad ja kõik teevad seda asja teadlikumalt ja paremini, et siia ütleme niimoodi on tohutu arv neid influencereid tekkinud ja see kvaliteet selle tõttu kannatab samamoodi, et neid turundajaid on niisama lihtsalt loopinud neid tooteid sinna-siia mingil määral, et tehakse küll väga palju väga hästi, aga ma loodaks, et nüüd järgmistel aastatel tehakse seda paremini, selgemalt, läbipaistvamalt ja ausamalt. Ma ütleks, et tegelikult kogu see aasta ja see COVID on tegelikult väga palju muutnud seda turgu, et kui eelmisel aastal võib-olla oli rohkem selline, et lihtsalt hästi palju nagu anti, et jumala eest keegi teeks nagu mulle reklaami sotsiaalmeedias, siis nüüd on ikkagi eelarved on võib-olla kärbitud ja sa väga teadlikult sa valid rohkem võib-olla, kellega sa teed koostööd ja sa mõõdad seda rohkem, et iga nagu kampaania efektiivsus on tunduvalt olulisem, kui see oli võib-olla eelmine või üle-eelmine aasta, kui oli lihtsalt nii, et peaasi, et meid oleks hästi palju igal pool näha ja siis juba käib küll. Väga-väga tore. Suur-suur aitäh teile, Anni ja Kristjana, selle põneva arutelu eest ja nüüd ma liiguksin järgmise teema juurde. Ma kutsun siia enda juurde Mariana, kes on siis Avocado asutaja ja tegevjuht. Me räägime sellisest põnevast teemast nagu lepingud juristi abiga, aga ilma juristita, et kuidas siis panna tehnoloogia enda heaks tööle.
Nagu mainisin, siis Mariana on üles töötanud sellise põneva startupi legal tech valdkonnas nagu Avocado. Kohe räägime täpsemalt ka, mida see startup teeb. Lisaks tal on väga suur kogemus advokaadibüroo juhtimisest ning ta on nomineeritud ka European Women in Law Tech Awardile. Seega tere, Mariana! Tere kõigile ja minu tutvustus tegi, Avocado tutvustuse väga ägeda tegi juba Kris ära ja tegelikult on täna öösel veel selline uus uudis tulnud, et sellest nominatsioonist on saanud autasu. Nii et selles mõttes nagu üliäge ja yes. et eile õhtul anti need auhinnad välja ja see on nagu meie valdkonnas nagu Oscarite saamine. Ma tundsin, et ma sain eile Oscari, et selles mõttes selle töö eest, mis ma teinud olen. Ja kui me läheme tagasi siis selle valdkonnaga ja selle Avocado ideega ma alustasin juba ju 2015, kui ma olin advokaadibüroo tegevjuht. Ja minu personaalselt olen väga selline protsesside inimene, otsin efektiivsust ja ka seda poolt, et kuidas me saaksime oma kliente paremini teenindada. Ja need olid nagu need probleemid, millega mina hakkasin tööd tegema oma selle advokaadibüroo juhi positsioonilt, et kuidas me saaks olla kiiremad, kuidas me saaks teha targemalt neid otsuseid, et me ei peaks otsima büroos, et kas keegi on midagi teinud või võib-olla tegema uuesti asju, mis on juba lahendatud, nagu seal lauluski on, et ajama asja, mis on ammu aetud ja see ei olnud üleüldse nagu mingi erakordne, et seda ei tuli iga päev, et keegi tegi midagi uuesti, mis oli juba tehtud, aga meil ei olnud lihtsalt sellist nagu infot või andmebaasi või sa ei teadnud, sest büroo oli suur ja inimestel oli kogu aeg kiire, et sa ei küsi või vaheta nagu iga päeva seda infot, et milliste klientide või teemadega advokaadid tegelevad. Ja kui ma seda lahendust otsima hakkasin, siis meie eesmärk oligi selles, et kui me oleme advokaadibürooga aastate, ma ei tea, 20 aasta jooksul kogunud nii palju teadmist kokku ja see istub kuskil serverites ja failides, et kuidas oleks võimalik need teadmised kuidagi kokku korjata või nagu süstematiseerida, et järgmine kord, kui me peame sarnast asja tegema või sarnase probleemiga tegelema, et siis see lahendus ja see teadmine, mis büroos on olemas, oleks kõigile kättesaadav ja lihtsasti kasutatav. Täna siis Avocado on nii palju edasi arenenud, et sellest 2016 just lansseeritud tootest me oleme niivõrd palju edasi liikunud, et me saamegi pakkuda juristidele endale seda toodet, kes saavad seda sama leiutatud või seda automatiseerimise meetodit, mida me siis tookord välja mõtlesin, kasutada enda ettevõtte sees. Saavad seda kasutada selliselt, et jagada ka oma klientidele või siis maja sees oma tiimidele ja et kogu see teadmine, mis siis juristide poolt aja jooksul koguneb, et see koguneb ühte kohta ja see on alati kättesaadav. Et kuidas see tegelikult see Avocado loogika töötab, et ütleme niimoodi, et kui ma muidu alustan lepingu koostamist selliselt, et ma võtan ja otsin endal mingi vanna templiidi, siis ma hakkan kustutama sealt andmeid, panen sinna uusi, ilmselgelt teen mitmeid vigu, ka väga tähelepanelikud inimesed, kes on korrektsed ja loevad 10 korda läbi, hiljem tuleb välja, et ikka ma olen mingi vea sinna sisse jätnud. Siis ma peaks, kui ma olen jurist, siis ma juba oskan lugeda, võib-olla see vana leping on mulle tuttav, ma tean, kuidas ma seda lepingut seda, mis mulle meeldib öelda, et igas lepingus on oma muster või loogika, et kuidas iga punkt või mõte seal kokku jookseb, et mis meil nagu enne siin suunamudijate lepingutega jutt oli, et ühel pool ongi see, eks ju, need kokkulepped, mis tehakse
commercial terms, et nagu ärikokkulepped ja teisel pool on siis nagu õiguslikud kokkulepped. Et neid ärikokkuleppeid saab inimene aru, ta oskab neid kokku leppida, ta mõistab, eks ju, et noh, et kui mul on seal kirjas, et ma saan nii palju raha või mulle makstakse sellel tähtajal, et siis on arusaadav. Aga nüüd see õiguslik pool, et mis nagu mingite lahenduste või otsuste tagajärjed on, et võt seda nüüd mitte juristil on juba nii palju raske mõista ja siin tulebki Avocado appi, et täpselt samamoodi nagu Anni rääkis, et Promote'i platvormil, et sa koostad seda briefi läbi küsimuste vastamise, siis samamoodi tegeleb sellega Avocado lepingu baasil, et sa saad oma nii-öelda kokkuleppe või lepingu koostada vastates küsimustele ja taustal siis juba süsteem vastavalt sellele, kuidas sa soovid, et see leping nii-öelda kujuneks või millised kokkulepped pooled teevad, lisab neid nii-öelda sätteid või õiguslikku sisu sinna juurde. Et nagu taustal siis nii-öelda justkui jurist toimetab, aga tegelikult sa kasutad seda juristi teadmist ise ja tehnoloogia siis aitab sind selle nii-öelda lõpptulemuseni jõudmisel. Kuidas siis Avocado nii-öelda hästi lihtsalt seletades saab seda võimaldada, et ma saan endale sobiliku ja täiesti nii-öelda asjakohase lepingu ilma selleta, et mul ei tule seda juristi arvet nii-öelda postkasti pärast, kas teil on oma mingid väiksed päkapikud juristid, kes seal neid teevad või kuidas see nagu välja näeb? Ei, meil päkapikk ei ole, aga põhimõtteliselt loogika on siis selline, et jurist ühe korra mõtleb läbi kogu selle nii-öelda lepingu mustri või loogika erinevad teekonnad ja paneb siis need loogikad nii-öelda süsteemis või siis me ütleme meie back office'is kirja, et ta loob nagu meie kutsume seda template läbiks, et siis ta loob nagu erinevate stsenaariumide põhisse niisuguse loogikapuu. Ja see loogikapuu näeb siis lõppkasutajale välja lihtsalt küsimustik ja leping, kus sa siis näed samaaegselt, et kui ma oma vastuse panen, et kuidas see leping mul siis valmis saab. Ja kogu maailm tegelikult liigub järjest enam nagu nii-öelda sellisele subscription-based teenustele ja täpselt samamoodi on Avocado subscription-based teenus, ehk siis, et kui ma Avocado kasutaja olen ja kasutan teda igakuiselt, siis ma saan seal ka need uuendused peale, et noh, et kui me võtame nagu teise teekonna, mul on võib-olla saadud ka juristilt see kallis leping, siis ta jääb mul nagu nii-öelda sellesse seisu, millisena ma ta sain. Siis Avocado lepingud, nad on nagu eluslepingud, et kui ma lähen järgmine kord ja hakkan seda sama lepingut koostama, siis see on juba, kui seal on toimunud mingeid uuendusi või muudatusi või parandusi, siis mul juba on nad seal olemas. Et selles mõttes ma nii-öelda subscribe'in sellele jooksvale teenusele, mis on siis kasutatav nii-öelda mitmete inimeste poolt või noh, kõik, kes siis sellist, näiteks võtame töölepingu, et kui ma täna võtan oma töölepingu ja koostan selle ära, võib-olla ma saingi aastal 2016, nii et mul ei ole nagu absoluutselt mingit ülevaadet, et mis vahepeal toimunud on. Kui ma Avocados hakkan töölepingut tegema, siis ma tean, et esiteks on ta juristide poolt koostatud, ta on tänase seadusega kooskõlas või vastab nagu paremale praktikale, kuidas neid koostatakse ja ma võin nagu olla kindel, et kui ma selle nagu läbi teen, et siis see leping on, mis mulle meeldib öelda, et on good enough, ehk siis, et tihtipeale nagu mõeldes, et kas see on nüüd mingi super, ma ei tea, vaidluste kindel ja kõik, et need küsimused tihti tulevad, et kus ma saan kindel olla, et vot siit vaidlus ei teki, et sellest lepingust ei teki, et kui ma lähen nüüd ikka juristi juurde ja maksan selle kalli tunnitasu ja mulle tehakse minu enda leping sellele konkreetsele case'ile, siis äkki see on nagu parem kuidagi, et jah, sa oled saanud õigusnõu, sa oled sellest rohkem raha maksnud, aga nüüd, kui sa lähed järgmine kord samamoodi kasutama seda teisel juhul, siis see ei ole niikuinii enam see, eks ju. Ja ükski leping nii-öelda, et kui palju juristid sellega vaeva näevad või personaliseerivad või nõustavad sellist asja nagu olemas ei ole, et see on nüüd kindlasti nagu
see on vaidluste kindel ja selle lepinguga ma võin minna, ütleme. Kas need lepingupuud, mida sa mainisid, kas need suudavad katta ära siis kõik nii-öelda lepingud, mida üldse üks selline ettevõte võiks vajada oma äritegevuses? No meie ütleme Avocaados, et meie platvormil saab ära automatiseerida 100% neid lepinguid. Et seda, kuidas oma nagu äri protsessi juhtida ja neid lepingutega katta, et sellist nagu valdkonda ei ole jah, et kus ma ei saaks kasutada seda automatiseeritud lepingut. Kuna ma olen ise ka natuke ettevõtlusega tegelenud, siis ma tahaks küsida seda, et kui mina nii-öelda alustasin ettevõtlusega, siis ma kõigepealt guugeldasin, et mingid sellised peamisi lepinguid leidsin tegelikult ka seal eestikeelsed lepingupõhjasid, et mis eelised, kui mul nii-öelda ei ole suurt eelarvet, et mis eelis on mul lihtsalt guugeldades versus siis Avocado lahendus? Natuke me seda ka puudutasime, et esiteks on jah, et guugeldades see lepingu loomulikult mingi vormi leiab, aga kui me üldse võrdleme, et mul on Google ja siis teisel pool on nagu siis jurist, kes mulle selle või advokaat, kes mulle selle lepingu teeb, et ütleme, et need on nagu kaks sellist, ma ei tea, skaalal eri otsa, eks, et mulle võib tunduda, et kui ma selle lepingu guugeldan, et ma ei kulutanud selle peale raha, et selle ma sain sealt Google'ist tasuta. Ja siis teisel pool jah, et ma lähen minu personaalne case ja mul jurist või advokaat teeb selle lepingu, et siis ma saan nagu kindlam olla, et see vastab täpselt sellele ja ma olen nagu nõu saanud selles osas oma case'ile vastavalt. Et kui me nüüd läheme siit protsessist edasi, et eks see lepingu koostamine, igal lepingul on oma elutsükkel, eks ju, et kas ta saab see alguse juristi koostatud lepingust või siis ta saab Google'ist alguse ja sellest nii-öelda otsitud või mitte mulle vastavalt templiidist või mingist näidisest, siis kui me hakkame nüüd edasi vaatama, et ma panen ennast nüüd rolli, et mina ka ettevõtte juht, ma mõtlesin, ma säästan seda raha või mul ei olegi ütleme ressursse, et minna advokaadi juurde, siis ma koostan selle ära, ma ei ole tegelikult teadlik, mis sinna sisse saatub, ma tegelikult ei tea, et kas ma nüüd, mida ma täpselt nagu sinna kirja panin, see tundub, see õiguslik jutt tundub nagu enam-vähem, eks ju, et siuke keeruline aru ei saa, aga tundub, et kui ta on keeruline, siis järelikult on okei. Ja mis nüüd edasi hakkab saama, et võib-olla ma tegin selle töötajaga selle töölepingu ära. Aga ma ei mõelnud nagu üldse läbi ja võib-olla seal templiidis ei olnud mingit konfidentsiaalsuskohustust piisavalt kirjas või seal ei olnud kirjas, et mis saab siis, kui töötaja töölt ära läheb, et kas tal on veel mingit konkurentsikeeldu ja nii edasi, et kõik sellised teemad, mida peale ma ei ole mõelnud ja see võib nagu hiljem kallimaks maksma minna kui see, et ma kas oleks käinud juristi juures või siis nagu kasutanud Avocadot, et selles mõttes, et meie jääme siis nagu sinna lahendama seda vahepealset probleemi, et sa ei pea guugeldama ja sa ei pea kallis advokaadi juures käima seda lepingut saamas, vaid et sa saad oma protsessi üles ehitada juba nagu sellise kindlustunde peale, et ma olen nagu asjad läbi mõelnud ja olen nagu ikkagi alustanud seda nagu, ütleme, tunduvalt paremast kohast. Kuna sa oled ise advokaadibüroo taustaga, et kui palju sina siis nii-öelda raha taskusse panid endale seal lepingute koostamises versus nii-öelda Avocado kuutasu siis praegu? No jah, et need on väga erinevad ärimudelid, et advokaadibüroo ärimudel ikkagi valdavalt üle maailma põhineb sellisel partnerite süsteemil, kes teenivad siis raha nende tunni ja tasude müügi puhul, et see on üks nagu naljakas valdkond, et mida paljud ütlevad, et ma maksan advokaadi, et ma maksan nagu selle eest, et ma saan nagu advokaadi aja eest, eks ju, aga tegelikult ma ju tahan lahendust, on ju, et mitte temaga nagu veedetud aega või see, millal ta minu probleemi peale mõtles, et ma näen nagu üldiselt väga palju liigutaksegi selle ja oodatakse just nagu klientide poolelt, et see tasustamise süsteem nagu muutuks läbipaistvamaks ja selgemaks ja asjadele tekiksid nagu hinnad selles mõttes, et kui sa advokaadibüroosse lähed ja ütled, et ma tahaks, et mul on mingi väga tähtis juhatuse liige vaja tööle võtta või mingi nagu, et on nagu piisavalt tähtis olukord, et ma lähen advokaadibüroosse seda lepingut hankima, et siis
siis noh, tasub kindlasti juba ette küsida endale seda nagu hinnangut, palju see raha maksab, sest noh, üldine on ikkagi see, et kui sa seda ei küsi ja sa sellest teadlik ei ole, siis see arve lõpuks võib sind ikka päris palju üllatada, et ma ei tea, siis kui sa ise advokaadile helistasid ja küsisid, et mis maal sa oled, selles mõttes, et ega see tööprotsess, noh, mida minagi lahendada tahtsin, on ikkagi võtab üsna palju aega, et lähed koju ja siis hakkad ootama, eks ju, et läheb 5 päeva, 7 päeva, noh, ikkagi see võtab päris palju aega, et sa saaks selle esimese drafti nagu kätte sealt või üle vaadata ja kui sa siis helistad advokaadile ja küsid, et mis maal ta oma tööga nüüd on ja millal võiks oodata, siis võib sind ka üllatada, et sa ka selle kõne eest arve saad, eks ju. Et iga minut läheb arvele. Aga oskad kuidagi numbriliselt ka natuke välja tuua, et mis on siis selline kulu ajaline ja rahaline, mida võib oletame selline keskmise suurusega ettevõtte võita, kui ta võtab näiteks Avocado versus siis kasutada bürood. Oskad sa kuidagi, sa ilmselt sul on mõlemas kogemus, et sa et selles mõttes, et nad on nagu jällegi taaskord väga erinevad, et noh, kui me võtame digitaliseeritud või siis automatiseeritud lahendustele, kus ma saan juurdepääsu teenusele, mis on kuupõhine, eks ju, ja ma maksan seda väikest kuutasu ja kui me võtame Avocado Tele2 paketi, mis on 10 eurot kuus, siis noh, ma selle 10 euroga, no tõesti, ma ei saa seda ühte telefonikõnega tehtud, sest advokaatidel on selline süsteem, et seal tasustatakse 6 minuti nagu kaupa, et nagu tunnis on nagu 10 ühikut ja siis noh, mis need advokaadi ja juristi hinnad, no ma ei tea, võib-olla praegu nagu liialdan, aga noh, ma ei tea, 120 eurot on tõesti, siis sa lähed nagu kas see siis 6 minutit või siis on tund aega või? No tund aega, jah. Et noh, ma ei tee selle tunni aega, et ma saan kokku, saadan kirja, ma räägin oma probleemist, siis ma saadan esimese drafti, et tegelikult sinna ikka tunni aega sa seda lepingut ka ikkagi kätte ei saa ja oleneb nüüd väga ka sellest advokaadi kvalifikatsioonist ja büroost, kuhu sa lähed, et sellised top-bürood ja top-advokaadid kindlasti on tunduvalt kallimad, et nende tunnid on seal 200 eurot, aga noh, need on Eesti hinnad, et kui ma kuskil mujale advokaadi juurde lähen, et siis nad on 500 000 eurot ja nii edasi. Et see on üsna kallis teenus. No tõesti. Aga kuidas teie Avocaados ikkagi olete, nagu teil ju ka keegi jurist siis kõrge palgaga kirjutamine, kuidas te olete selle saanud nii madalaks viia selle kulu, et siin 10 eurot tunnis, et see on, või 10 eurot kuus, et see on nagu ikka väga vähe. Ja, eks see ongi mahupõhine teenus, et tal on teil on siis tõesti nii palju kliente juba või kuidas te... Ja meil on päris palju kliente ja me oleme ju Avocadot teinud juba 2000, nagu ma ütlesin, 2015 oli see mõte või see nagu teema, millega ma seda tegelema, ma hakkasin 2016 aasta me ta launchusime ja see on mahupõhine teenus, et sa tegelikult tegeled probleemiga ainult ühe korra, sa paned sinna oma aja ja lood selle lepingu drafti, võib-olla see võtab tund või 2, aga nii-öelda, kuidas see nii-öelda kasutamine, see on hoopis teistsugune, et ma ei tee personaalselt ühele inimesele, vaid ma teen seda siis suurele hulgale nii-öelda sarnase probleemiga inimestele. Kuna mul on automatiseeritud see lahendus, siis ma saan sinna sisse kirjutada ka ju kõik eri nagu case'id, et noh, mis me ütleme keerulisemate lepingute puhul, kus on rohkem kasutatud nii-öelda alternatiive või see sisupuu on nagu erinevad igasuguste nii-öelda valikute ja variantidega, et siis noh, sa võid, ma ei tea, erinevaid versioone sellest ühest lepingust saada 10, et ma alustan ja panen teistsugused vastused, on hoopis teistsugune nii-öelda tulemus. Aga kuna väga oluline aspekt, ma arvan, tänases nii-öelda olukorras on ka see nii-öelda turvalisus, et kuidas teie Avocaados tagate selle, et kõik lepingud, mis teie siis nii-öelda tarkvara kaudu läbi käivad, kuidas need kõik nii-öelda hoitud seal on? Noh, eks see on nagu selles mõttes, et kuidas mõni tarkvara on üles ehitatud, et kuna mina tulen ja minu taust on see, et ma olen advokaat ja advokaadibüroos, siis see turvalisus ja konfidentsiaalsus on olnud algusest peale meie jaoks väga oluline teema, et kuidas meie oma platvormi üles ehitame, kuidas on andmebaasid jagatud ja kuidas andmeid nende andmebaaside vahel, siis kuidas see liiklus toimub, et meil on
liiklus on kõik krüpteeritud, andmebaasid on eraldatud klientidel ja me ise hoiame andmeid siis Saksamaal üliturvalistes andmekeskustes ja omakorda loomulikult iga süsteemi juurde käib ka testimine, turvatestimine pidev, et kui tuleb uus mingi olulisem uuendusplatvormile, siis see läbib taaskord turvatestimise, et meid on, kuna meie kasutajad on üle maailma ka suured ettevõtted, siis et kui nemad tulevad Avocadot kasutama, siis on nad ka läbi nii-öelda Avocado ise testinud ja me oleme seal need turvatestid läbi teinud, et see turvatestimine on jah, üks väga oluline teema ka seal juures, et mis puudutab nagu sarnaseid süsteeme. Kui mina siis nii-öelda ettevõtjana hakkasin teie platvormi kasutama, et kas te kuidagi ka aitate minu nagu teadmisi kasvatada? Üks on see, et ma lihtsalt teen seal neid lepinguid, lokitsen kuidagi omaette, aga kas Avocado pakub mulle veel mingit väärtust, kas seal on mingi kommuun, et mind ennast huvitaks ka võib-olla harida ennast selles valdkonnas, et kas teil on see pool ka seal olemas? Ja, et me ikkagi, meil on nagu kaks poolt seal, et ühelt poolt on Avocado seal platvormil kasvatab nii-öelda advokaadibüroode ja juristide sihukest ökosüsteemi, kus nad saavad ka ise kasutada üksteise nii-öelda knowledge base'i ja jagada kogemusi, aga teiselt poolt on siis ettevõtted, kellega me siis tegeleme, kui on suurem ettevõte, siis me aitame nendel seada üles neid protsesse, vaatame, kuidas need protsessid on praegu üles ehitatud ja kuidas need nii-öelda manuaalsest digitaalseks viia ja milliste protsessidega alustada, kuidas see võiks nagu aega võtta, mis see nagu endast kujutab selles mõttes, et taaskord, et ma nagu väga usun nendesse protsessidesse, et kui sul tundub, et sul on kogu aeg nii kiire ja mingid asjad jäävad tegemata, siis tasuks vastupidi nagu mitte kiirustada rohkem, vaid korraks aeg maha võtta ja mõelda, et kuidas ma mingit protsessi saaks parandada, efektiivsust juurde saada ja endale nagu aega juurde saada. Et noh, kui me mõtleme ettevõtete peale, nende juhtide peale, kes nii või teisiti peavad erinevates rollides ja eriti väikeettevõtetel niivõrd palju ülesandeid täitma, müüma, ettevõtet juhtima, töötajatega tegelema, ma ei tea, partnerlussuhteid sõlmima, turundust tegema, kõiki selliseid ülesandeid, et siis kui me mõtleme kas või selle lepingu poole peale, et kui ma suudan, et kui mul läheb nagu ühe lepingu sõlmimiseks või selleks pusimiseks oma mingi vanna templiidi või mingi lepinguga, mille ma olen kunagi saanud ja ma tegelikult ei oska seda. Ja ma mõtlen, et see lepingu koostamiseks mul läheb tund aega ja kui me mõtleme nagu väikeettevõtete lepingute mahule, et kui need sõlmitakse, ütleme, et 10 tükki kuus ja ma kulutan iga kuu 10 tundi selle peale, siis mida ma tegelikult, et see ei ole see säästetud aeg minul, või raha, et ma seda keegi teine ei teinud, vaid tegelikult on see kulutatud nagu võimalus, et mida ma oleks saanud oma nagu nende nii-öelda parima need oskused, mis mul tegelikult on oma ettevõtet arendada ja uusi kliente tuua või mõelda ettevõtte nii-öelda järgmiste sammude peale, et see on pigem nagu kaotatud võimalus, mitte nagu säästetud raha, et mina näen seda nagu sellisena. Aga kui palju see nii-öelda protsesside automatiseerimine aega võiks võtta, et kui mul on selline suht vana kooli ettevõte, et nüüd tulen teie poole, et tahaks automatiseerida, et kas see on selline 3 kuu projekt, aasta projekt, et mis see aja mõõde on? Ei, see ei ole absoluutselt keeruline, et kõige keerulisem on, mis meie ütlemegi, et mis nagu seisab parema protsessi ja vana nii-öelda protsessi vahel või manuaalse protsessi vahel ja mis see nii-öelda digitaliseerimise, mis see hüpe on, et see hüpe tegelikult on lihtsalt nii-öelda otsusharjumust muuta. Et sealt tulebki see esimene samm, et see on kõige suurem hüpe ja sealt edasi läheb juba nagu väga lihtsalt, et süsteem on meil nii palju arenenud ja tark, et selle lepingu digitaliseerimine või templiidi loomine, et seal aitab ka meil siis masinõppe kaasa ja tema juba teeb esimese töö ära, mis juhtub nii-öelda sekunditega. Ja, väga põnev. Kuuled, kui teil on küsimusi, siis saate nüüd jälle siia chati kirjutada. Mul on veel üks küsimus sulle, Mariana, et kuna selle Legal Techis selline juba päris pikalt olnud, siis mis need nii-öelda arengud sinu hinnangul on, et kuhu see õigusmaailm nüüd edasi suundub, et mis selline järgmine, kas seal on ka mõni nii-öelda see unicorn tulemas või mis sa näed, et kuhu see maailm nii-öelda liigub? Esiteks, mis meie ise näeme ja kuhu Avocado selgelt liigub, ongi see, et tekib ikkagi selline templiitide või nagu teadmiste põhiste ökosüsteemi tekitame.
väga palju teenustest liigub samamoodi nagu digitaalseks ja platvormide peale, et palju on räägitud sellest, et tulevikus nii-öelda õigusteenuse osutajatel ja büroodel on pigem nagu me näeme seda, et mul ei ole nagu üks office, kuhu siis klient tuleb ja kallis nõupidamisruum, kus ma kohtun, vaid tegelikult teenust osutab siis vastavalt oma spetsialiteedile erinevatel platvormidel. Ja kui me nagu üldiselt räägime, et mis nagu toimub või hästi meeldib kõigile rääkida ka sellest tehisintellektist ja Eesti on üldse digitaliseerimises ju nii-öelda eesrinnas ja meist palju nagu head räägitakse, kuivõrd nii-öelda digitaalne ühiskond on Eesti ja mida me siin ägedat teinud oleme, siis me nagu vaatame ümberringi, siis praegu kõige suurem teema on ju tegelikult digiallkirjad. Et see meil tundub niivõrd nagu loomulik, et me kõik digitaalselt asju teeme, allkirjastame, siis kui me vaatame, mis mujal maailmas toimub, siis suur nii-öelda digihüpe on ikkagi see, et ma hakkan dokumente digiallkirjastama. Et jah, nagu ma enne ütlesin, et siin samamoodi, et ühes otsas on see, et ma teen selle esimese digitaalse nii-öelda digitaliseerimise hüppe, et ma allkirjastan ja unustan selle paberi ja pliiatsi ära, siis teiselt poolt jah, kõik räägivad, et millal tuleb tehisintellekt, et kõik areneb ikkagi samm-sammult, et see, ma arvan, et see digitaliseerimine ja online'i minek ja see ongi väga suur nagu samm edasi. Aga kas sa näed seda, et kuskil oletame 10 aasta pärast, siis meie need suured advokaadibürood panevad oma uksed kinni ja meil on hoopis tehisintellekt, kes aitab meil siin konsulteerida ja erinevaid lepingutega seotud protsesse teha? Mis siin nagu üleüldine trend on ju see, et kõik, mis on võimalik ära automatiseerida ja digitaliseerida, see tehakse niikuinii. Et mida ei saa digitaliseerida, on kindlasti see sama inimsuhe, et kui on nagu võimalik luua efektiivsust ja nendel nii-öelda korduvatel küsimustel ja need tekivad mingid mustrid, siis nende mustrite peale ehitatakse tõesti uusi lahendusi, aga nii-öelda seda inimkontakti ja seda advokaadi kui siis minu nagu trusted advisor või siis minu nagu selline usaldusisiku, seda suhet kuidagi nagu tehisintellekti vormi ei ole võimalik panna, et ma ei arva, et nad kuidagi ära kaovad, lihtsalt tekibki väga palju aega juurde tegeleda nagu pigem siuke strateegilise nõustamise ja usaldussuhte nagu loomisega, et praegu kulub ju advokaatidel enamus aega kulubki sellele dokumendi koostamisele, mitte nagu kliendi suhtele, eks. Kas sa näed seda, et avokaado võiks olla ühel päeval ka ükssarvik? See ennustamine on, et mis on teie eesmärk? Et ma arvan, et iga startupi asutaja, kui ta alustab, et siis ta unistab sellest ükssarvikust, et ma oleks nagu väga tagasihoidlik, kui ma ütleks, et ei, et meie sellest ei unista, et aga me oleme ikkagi tänases päevas ja see on väga raske ja pikk töö, et siukses nii-öelda seisu jõuda. Väga äge. Aitäh sulle, Mariana. Kui meil rohkem praegu küsimusi ei ole, siis lähme edasi järgmise arutelu teema juurde, mis on siis meil viimane, aga samuti väga-väga oluline. Nii et selleks ma kutsun siia siis Tele2 juristi ja meie lihtsate üldtingimuste autori Kristi ja lisaks Avokaadost müügijuhi Pillerine, kes siis on see, kes neid efektiivseid protsesse ja digitaalsete lahenduste tutvustamist seal potentsiaalsetele klientidele teeb. Tal on enne ka olnud kogemust Playtechis, puutus igapäevaselt kokku nii personaliosakonna dokumendihaldusega kui ka üldiste äriprotsessidega, et väga suure kogemusega sellest valdkonnast. Pillerine, ava meile kõigepealt, et kui Avokaado juurde siis pöörduvad ettevõtted, et mis on need peamised probleemid, mis neil on? Ma arvan, see kõige esimene, millega nad tulevad, on see, et nad lihtsalt enam ei jõua. Et lihtsalt see kiirus on kõige selline esimene asi, mida nad tahavad saavutada. Et kuidas seda kiirust saavutada, sul on 2 võimalust, et kas sa palkad rohkem inimesi juurde või siis sa võtad kasutusele või sa muudad enda protsesse. Et väga tihti need protsessid on manuaalsed ja see on uskumatu, kui manuaalsed võivad protsessid olla kas suures ettevõttes või ka väikses ettevõttes. Ja et seda muuta siis ettevõttele, kas sa oled suur või väike, see on odavam, kui sa kasutad tehnoloogiat ja see kõik need korduvad tegevused, nagu näiteks on lepingute koostamine või standardlepingute koostamine, andmesisestamine, lepingute allkirjastamine, et sa pead need kuidagi ära automatiseerima. Et see on nagu selline kõige esimene, mida nii-öelda meie kliendid senimaani on otsinud.
ja ma arvan, et kõige teine, kõige selline suurem, mis tuleb enamjaolt välja, on see, et puudub absoluutselt igasugune kontroll oma lepingute ja lepingutega seotud toimingute osas. Et väga tihti nad mainivad, et pole isegi mingit sellist head süsteemi, et kus on lepingu põhjad. Väga tihti keegi on salvestanud mingi lepingu põhja enda desktopile, siis see jurist näiteks, kui neil on vaja jurist, et jumal tänatud, võib-olla on teinud selle uue versiooni ja mingid muudatused, aga see desktopi see niimoodi automaatselt sinna ei lähe, ja kui mina ei ole sellest teadlik, siis see tekitab minus rohkem või ettevõttele rohkem pahandust tulevikus. Aga millal peaks üks ettevõtte üldse sellise lepinguhaldusega pihta hakkama, et kas juba siis, kui mina ja minu sõber teeme väike startupi, et kas seda peaks kohe alustama või on seal ka mingi selline piir, et millal sa soovitaksid? Eile. Ma arvan, et lepinguhaldusega alustamisel kõige parem aeg oli eile, aga järgmine parim aeg on tegelikult täna. Ja see on tegelikult väga äge, või mitte äge, vaid on uskumatu, kui palju lepinguid ettevõtte toodab. Et selles mõttes, et kogu meie äri on ehitatud üles partnerlussuhete peale, mis siis põhineb erinevatel lepingutel. Ja kas sa oled ühe inimesega, kahe inimesega ettevõte või juba üle 30-300 liikmeline ettevõte, et kõikide jaoks on see väga oluline ja seda võiks nii vara kui võimalik alustada, et vältida igasuguseid tulevikus tulevaid selliseid asju. Mis esimene samm on, mis ma peaks tegema, et kui mul on desktop on ju lepingut täis, et mis esimene asi, mis ma peaks tegema oleks? No kõige lihtsam on tulla Avocadosse, panna kõik oma lepingu põhjad ära, automatiseerida, panna need ühte kohta ja väga tihti tegelikult sa võidki mõelda läbi selle protsessi, et milline sinu lepinguhaldus ja manageerimine välja peaks nägema, mida sa tahad saavutada. Et esiteks ongi mõtle läbi, millised sinu lepingu põhjad on, kas need on kaasaegsed, kas need on seadustele vastavad, et nagu Mariana eelnevas selles mainis, et võib-olla sa tellisid selle 10 aastat tagasi, aga selleks ajaks on nii palju asju muutunud, et vaata kõigepealt üle, tee ülevaade oma lepingu nii-öelda sisust, pane kõik mallid ühte kohta, tee niimoodi, et kõigil ettevõtte nii-öelda inimestel, kellel peab olema sinna ligipääs, neil oleks ligipääs. Ja selles mõttes igasugused pilvesüsteemid on selle jaoks nagu väga-väga head. Ja lisaks ka see, et sa saad ära manageerida, kes pääseb mingile lepingumallile juurde. Ja hästi huvitav on ka see võib olla nii triviaalne, aga väga tihti ettevõtted neil ei ole isegi mingit süsteemi, kuidas oma lepingut salvestada. Et mis selle nagu lepingufaili nimi peaks olema ja selles mõttes, kui puudub absoluutselt igasugune struktuur, siis hiljem tagasiulatuvalt sul on väga keeruline seda lepingut näiteks üldse üles leida. Ja ma arvan, et selle jaoks nagu aega kulutada, et me ei ole tulnud kuhugi tööle researcheriks, et kui me kõik teeme väga olulisi asju oma ettevõttes, siis aega sellistele asjadele kulutada, see on mõttetu. Pille-Riina mainis siin, et ettevõtted ei kujuta ette, kui palju lepinguid seda tehakse. Kristi, kas sina oled siis suures ettevõttes igapäevaselt töötav, et kui palju sinu postkasti siis neid lepinguid igapäevaselt jõuab? Ma arvan, et see oleneb hästi palju nädalast. Meil on tegelikult 2 täiskohaga juristi ja osakonnas on veel inimesi, kes siis nagu töötavad juristina. Aga ma arvan, et 2-3 päevas on selline hea keskmine päev, et umbes nii palju neid tuleb. Aga ma täiendaks Pille-Riinat ka, et tegelikult see dokumendihaldus, ta on selline kuiv teema, aga tegelikult ülivajalik sellepärast ka, et sul on nagu seadusest tulema kohustus ka säilitada neid teatud tähtajad. Ehk siis sa nagu 7 aastat hiljem pead ka mingi algdokumendi kuskilt üles leidma, et ta peab olema korrektselt vormistatud, allkirjastatud ja nii edasi. Et see ei ole lihtsalt see, et ta kuskil mul on ja las ta siis olla seal. Et sama on ka isikuandmete nagu hoiustamise koha peal, kui sul on seal erakliendiga leping, siis need on juba isikuandmed ja siis tulevad jälle nagu omakorda teatud nõuded nende säilitamisele, et ta ei saa olla sul kuskil lihtsalt, kus sa ei tea, et on. Ja siis rääkides nendest lepingutest endast, siis tegelikult ma vaatasin, et Avocados meil on 37 põhja. Ehk siis sa küsid, kui palju minu postkasti jõuab, siis need on endiselt tegelikult need versioonid, kus me ei ole ära digitaliseerinud. Ehk siis käib see meilivahetus on ju edasi. Palju neid on, mida sa Avocados igapäevaselt, millega sa töötad seal? Neid ongi 37. Kui palju sa neid kasutad igapäevaselt? Ütleme mina üksikuid, sest et tegelikult need ongi need põhjad, mida saab projektijuht ise juba kasutada. Et ma neid üle ei käi seal nagu liiga tihti vaatamas, nad on meil sisse töötatud põhjad on ju. Seal on alati see mänguruum ka, et kui kaugele ta saab nagu minna selle lepingu siis nagu üles ehitamisega.
et mingi hetk võib-olla jurist sekkub, üldiselt pigem mitte. Et need, mis on postkastis, need on need meili vahetamised, et neid ikka on. Ja. Et sa näed seda, et siis inimesed, projektijuhid, kes ei ole igapäevaselt juriidika valdkonnas töötavad, et tegelikult täiesti saavad hakkama nende põhjade abil lepingute koostamisega. Kas seal on mingeid probleeme ka olnud või alguses, kuidas see nagu juurutamine läks? Seda ei ole probleem, et pigem on nagu sellised küsimused, kui meil on nagu mingid standardlisad sinna pandud, et siis on sellised tehnilised küsimused, aga kas ma saan ka selle sinna üles laadida, et näiteks ärieetika koodeksid ja sellised asjad, et vastus on jah, et seal lihtsalt on see teadmise küsimus, mis on ka nagu juba nii nagu kasvanud, et võib-olla nad on siin, selles mõttes need funktsionaalsused on seal Avocado platvormil ka ajas nii palju kasvavad, et pigem on nagu küsimus funktsionaalsuse kohta kui selle kohta, et mis ma lepingus teha saan, et see on nagu suhteliselt selge seal. Ma täiendan Kristi, et Kristi mainisid, et 7 aastat peab seda säilitama ja hästi palju selliseid nagu jätku tegevusi on tegelikult selle lepinguga. Et kuidas, kui sul ei ole nagu mitte mingisugust süsteemi, kuidas sa siis kontrollid neid jätkutegevusi samamoodi. Et isegi kui sul on väljaspoolt sisse tulev dokument ja sellel on näiteks partner mingi leping ja seal on termin sees, et see leping jätkub järgnevaks 24 kuuks, kui sa ei anna teada näiteks 60 päeva ette, et kes on see inimene ja kus kohas sa seda informatsiooni salvestad. Et see informatsioon peab kuskil olema nagu tervele ettevõttele või andnud tiimile siis nagu ligipääsetav, et see ei unustaks seda meeldetuletust näiteks ära. Et ma saan aru, et Avocados tegelikult tuletab seda meelde, et kui mingi leping näiteks hakkab siis lõppema see 24 kuud, et kas ma saan ka selle, et ma ei pea ise nagu manuaalselt jälgima, et kas ka selline võimekus on olemas? Ja, et sul on võimalus nagu lisada need meeldetuletusi sinna, et lihtsustada seda enda elu ja jättagi see, et sul ei tekiks nagu lõpuks mingit jama seal. Ja tegelikult sa näed ka, kes on vaatanud seda, et sa näed ära, et kas... Et see on ka see turvalisuse aspekt tegelikult. Sa saad selle kindluse, et nüüd see inimene, kes peab teadma sellest koostööst, ta on nagu tegelikult ka teadlik, et siin on see lipu Kas te näete ka seda, et kui palju keegi on nagu töötanud mingisuguse lepingu kallal, et kui nagu ma lihtsalt korraks vaatan, et mind nagu väga lepingud ei huvita, siis sa saad nagu natuke ka vaadata. See ajatsükkel on sul täitsa olemas. Et teine küsimus on see, et kas meie ettevõttes on selline kultuur, et kas me kontrollime, siis meie ettevõttes seda ei ole. Siin on nagu väga suur usaldus ja me arvame, et kõik teevad nagu oma parimas huvis neid toiminguid seal. Aga jah, et ta on kontrollitav ja samamoodi on kontrollitav see logitegevus, et kes käis, millal vaatas, kas ta tegi muudatuse, kas ta allkirjastas, et mis on jälle siis nagu kontrollitav, et kas partnerile on see leping välja läinud, et kas ta seisab kuskil või miks see koostöö edasi. Aga minnes natuke Kristi ajast tagasi, et kui sina Tele2 tulid, et kui palju sinu aeg on muutunud, mis sa nagu paned nende lepingutega tegelemise peale versus praegu, kui sa kasutad sellist digitaliseeritud lahendust? Esimene asi, kui ma siia tulin, siis mu enda mõte oli, me ei olnud siis veel Avocadoga koostöös, aga ma mäletan hästi selgelt, et ma ütlesin siis enda ülemusele, et nii kahju, et ei ole sellist nagu teadmispanka, et tegelikult need lepingud on ju kõik korduvad, aga samas nagu ülispetsiifilised. Et näiteks tellid tarkvara arenduslepingu, et tegelikult on ju käekiri ja kogemus olemas, aga nagu kuidas sinna koostöösse jõuti, et mis asjad olid siin läbi räägitavad, et see teadmiste pank on nüüd see, mida me oleme Avocadoga kasvatanud, et nagu juristi vaates, et kui mina nii palju rõhku ei pane sellele, et kuidas see projekt kulgeb, et see on nagu projektijuhi ülesena, siis minul on nagu hea selline kindel teadmise pank, mida ma saan nagu jagada ka oma kolleegiga, et ta ei istu ainult nagu minu teadmises kinni. Et see on nagu kõige suurem muudatus. Aga kuidas ühe lepingu sõlmimise elutsükkel välja näeb, et kui kaua see aega võtab, mis etapid seal on, et mitu meili selleks nagu keskmiselt saadetakse, kui ei ole Avocadot, et avage natuke seda ka. Ma just lugesin kokku, et selline keskmine leping, et meie võib-olla siis ostame midagi, et ei ole meil selline standard mingi teenus, mida me teame ise, kuidas me müüme. Et selline keskmine, selline täitsa okei läbirääkimine, ma arvan, et kuskil 10 e-kirja edasi tagasi. Et siis projektijuht saadab sisuinimesele, ta saadab juristile, jurist saadab tagasi kõigile neile, kogume kokku selle teadmise, siis projektijuht saadab partnerile. Ma küll ei tea, kui palju partner siis veel omalt poolt seda meili on ju jagab,
aga siis partner vaatab üle jälle tagasi, jälle sama protsess, et oleneb ka, kuidas need läbirääkimised lähevad, et kui sul on nagu väga palju sisulisi küsimusi, siis on nagu selge, et on ka koosolekud, et kõik saaks läbi räägitud, et 10 on selline okei, ma arvan. Aga Pilleriina, võib-olla Soho ja SME nii-öelda väiksemad ettevõtted, kuidas seal see nii-öelda lepingu elutsükkel, kas lihtsalt Google'ist võetakse, et kuidas seal ja versus siis Avocado lahendus? Ja kui sa võtadki selle Google'ist, siis esiteks sul pole nagu mitte mingisugust kontrolli selle lepingu üle, et sa ei tea, mis seal lepingus täpselt sees on. Ja nendel Sohodel ja SME-del, et väga tihti neil ei ole ju enda juristi ja keegi ei taha väga palju kulutada nagu minna advokaadibüroosse. Et Avocados see kogu see protsess ja see tsükkel on nagu sirgjooneline. See tegelikult ta käib nagu, kui sul on see leping, sul on see ette valmistatud, sa oled nagu täidad kindlalt välja selle ära, saadad selle edasi nii-öelda oma partnerile ülevaatamise jaoks, siis see on hästi, seal on nagu palju vähem igasuguseid edasi-tagasi liigutamisi, kui see on see, kui sa manuaalselt seda e-mailiga saadad, track'id erinevaid versioone, pead üle vaatama, et mis muudatused nüüd olid ja lõpuks siis nagu allkirjastamisse. Ja allkirjastamise osa üldse, et kõik need Sohod ja SME-d, kes rahvusvaheliselt näiteks oma lepinguid või kellel on rahvusvaheline äri ja lepinguid allkirjastamine, et meil samamoodi, et kui enne seda, kui meil ei olnud sellist elektroonilist allkirja, meie platvormi rahvusvahelist elektroonilist allkirja, meil läks samamoodi vahepeal nädal aega, et saada see partneri poolt allkirjastatud leping tagasi, sellepärast, et see nõuab nii palju manuaalset tööd, et saadad selle esimese või selle versiooni sinna. Kui nad jõuavad sellega tegeleda, siis keegi peab selle välja printima, siis allkirja panema tagasi sisse skännima ja e-mailiga saatma. Et see on lihtsalt lõputu ja mõttetu tegelikult nagu tegevus. Et nüüd Avocados ma olen märganud, et kui me oma rahvusvaheliste klientidele saadame lepingu allkirjastamiseks, siis põhimõtteliselt lähebki 2-3 minutit, kui ta on seal arvuti taga või telefonis ja juba saab nagu selle allkirja alla panna. Aga mis on need valukohad veel, mis dokumendi halduses võiks paremaks muuta, kas Avocado siis plaanib neid ka lähitulevikus nii-öelda endale ette võtta? Ja, et selle dokumendi halduse ja selle osas meil on päris palju suuri plaane ees, et kogu see lepingute, kuna kõik meie need lepingud on nii-öelda automatiseeritud lepingutes, on kogu see informatsioon struktureeritud. Et meie eesmärk on muuta selline lepingute hilisem ülesleidmine ja lepingu sisu järgi otsimine ka efektiivsemaks. Et sealt on tulemas selline metadata otsing, mis siis võimaldabki siis, kui sul on kõik lepingud näiteks Avocados leida igasugused lepingud palju kiiremini üles, et mitte ainult näiteks selle lepingu nime järgi, vaid tegelikult ka sisu järgi. Väga põnev. Kristi, kas sa oskad ka, kuna sina igapäevaselt siis oled suures ettevõttes, et mis on võib-olla need kohad, mis siis selles nii-öelda õigusvaldkonnas vajaks lahendamist? Ma saan aru, et Avocado on siin päris palju juba ära teinud, aga kui meil on mõni kuulaja, kes otsib ka endale sellist legal tech ideed, et on veel midagi, mis sulle nii-öelda peaval valmistab? Sa tahad seda ise teha, ma saan aru. No ma arvan, et ei tule üllatusena, kui ma ütlen seda, et see, kuidas sellest juura maailmast nagu tavalise inimesena aru saad, kuidas sa orienteerud selles, et me oleme kõik hästi harjunud tegelikult. Ma arvan, et kui Pilleriina näiteks võtab riigiteataja lahti ja seal seadust lugema, et hästi tavapraktika on kõik see tõsta lepingusse. Ma saan aru, et sellega teenitakse ka raha, et see on selle asja eesmärk. Ja mida pikem leping on, siis ilmselgelt sinna nagu rohkem tööd ka pandud, et ma ei ole nagu tegelikult nii kindel selles, et ma arvan, et raskem ülesanne on ennast panna siis kliendi kingadesse ja mõelda, kuidas tema sellest aru saab. Et see on nagu minu meelest midagi, mis on nagu selline laiem küsimus. Kas legal tech selle probleemi lahendab? Ma ei tea, mis öelda. Et praegu ta on selline manuaalne, et ta liigub sinna legal designi poole. Mis on legal design võib-olla? Ava seda ka natukene. Minu vaatest on legal design see, et kuidas see ongi põhimõtteliselt see, kuidas sa kliendile visualiseerid seda lepingut nii, et tema ennast peale vaadates juba hästi tunneks. Et põhimõtteliselt võiks need punktid ka kuidagi joonistada seal, et okei, põnev. Kui Kris kuulab, et siis ma pakkusin talle aasta aega tagasi välja sellise idee, et teeme lepingust koomiksi. Et ta oli nõus sellega, et ma vaatan, kuidas siis läheb sellega. Aga on mõni ettevõttega, kas tead, kes ongi nagu reaalselt, et kliendileping ongi mingisuguse koomiksina, ma ei tea, maailmas võib-olla, sa tead kindlasti mingite parimate praktikate kohta, et... Koomiksit, ütleme, olen näinud, kas seda kasutatakse, ma ei ole selles nii kindel,
et see praktika on suht selline õrn veel, et Prantsusmaal on selline suurem koolkond, kus seda õpetatakse. Stanfordis minu meelest on ka täitsa olemas selline õppekava, et Eestis ma ei tea, kui levinud selline praktika on, pigem mitte nagu nii väga. Aga ma näen küll, et lepingud liiguvad, võib-olla see on selline kujutluspilt, et ta võiks liikuda natuke visuaalsemaks, natuke lihtsamini arusaadavamaks. Et ma küll ei näe, nagu, kuidas sa seda teed väga suurte koostööde puhul, et seal sa peadki detailideni läbi rääkima, aga just selline B2C Kuna meil hakkab siin vaikselt aeg otsa saama, siis me kingime ka kõikidele osalejatele workshopi Avocado poolt Contract Clinic. Et Pilleriina, ava natuke, et mis asi see on ja mida meie nii-öelda kuulajad seal siis teha saavad? Pakume võimalust siis ettevõtetele meiega kohtumiseks, kus me siis analüüsimegi nende enda äriprotsesse ja vaatame üle, kus siis need kitsaskohad, mida tegelikult näiteks Avocado või tehnoloogia aitaks paremaks muuta. Et selle tulemusena kindlasti avaneb nagu selline teistsugune vaade enda protsessidele, mis on seotud erinevate dokumentide ja äriprotsessidega ja siis nii-öelda koostöös leiame selle parema lahenduse. Väga põnev. Ja lisaks on meil Tele2 Avocado koostöös tulnud välja ka selline väga põnev teenus. Ma kutsuksin korraks ja tagasi veel Mariana, kes räägib natukene, et mis asi see on, kui palju see maksab ja kus siis Tele2 kliendid seda endale saavad. Nii, et Tele2 ja Avocado nii-öelda kliendisuhe on nüüd jõudnud järgmisesse etappi ja me oleme nüüd partnerlussuhtes ja selle partnerlussuhte kohta leiab siis infot nüüd avocado.io Tele2 lehel ja see tähendab siis seda, et Tele2 kliendid ise, mida ka Kris rääkis, saavad Avocado kasutajaks ennast registreerida meie nii-öelda Tele2 ja Avocado poolt kokkulepitud tingimustel, mis on siis tunduvalt paremad tingimused kui meie nii-öelda veebilehele üldiselt tulevad kliendid ja kuutasu siis starterpaketi algab meil 10 €, mis on tõesti, ütleme, kui me täna kuulasime neid jutte, neid protsesse, siis selle protsessi nii-öelda ülesehitamiseks nagu väga hea start. Ja mis ma selle 10 € endale siis igakuiselt saan, mida see sisaldab? Ja, et ma saan selle 10 € eest juurdepääsu siis meie süsteemi sees olevatele lepingupõhjadele, mis on juristide poolt koostatud. Need lepingupõhjad, mis sinna tuleb, neid järjest lisatakse ja need tuleb nüüd järjest ka meie koostööpartnerite poolt juurde. Et see on siis selline nii-öelda library või raamatukogu, mis on igapäevaselt uuenduv ja ka siis need põhjad, mis seal on. Ja ma saan seal meie nagu plaan on jõuda siis umbes nii-öelda 100 tasuta lepingupõhjani, et kui sa oled kasutaja ja 10 € maksad kuus, siis sa saad nendele kõigile juurdepääsu, mis peaks katma ära kõik siis võimalikud nii-öelda lepingu vajadused siis. Ja lisaks on sul võimalik siis platvormil hallata juba koostatud lepinguid. Nendel, kui mul on vaja uus teha, siis ma saan teha seal koopia, põhimõtteliselt kasutada samu andmeid, ma ei pea neid mitu korda sisestama. Saan seal platvormil oma lepinguid hallata, panna, määrata tähtaegu, neid jagada ja kasutada ka meie siis digitaalset allkirjastamist, mis on digiallkiri ja ka meil on integreeritud rahvusvaheline elektrooniline allkiri Sign Now, siis mis muidu peaks siis eraldi jälle tõstma selle lepingu järgmisesse platvormi, et nüüd nagu kõik need tegevused sa saad teha kohas. Väga põnev. Ühe kuutasu eest. Ja selle me kindlasti saadame ka osalejatele hiljem meili. Nüüd mul on veel üks viimane palve, et kõik osalejad annaksid meile ka tagasisidet, et me oskaksime edaspidi teha samamoodi põnevaid ja teile väärtuslikke üritusi, siis siin on QR code. Selle te saate lihtsalt võtta oma kaamera, suunata selle siia QR koodi kohale ja siis minna siis meie tagasiside lehele. Et palun olge nii head ja tehke seda, kuna siis me teame, kuidas teile meeldis ja mida järgmine kord teha paremini. Ja ma tänan omalt poolt kõiki meie tänaseid esinejaid. Ma loodan, et kõik kuulajad said endale midagi väärtuslikku ja midagi kasulikku ning aitäh teile ja kohtume juba järgmisel webinaril.